Eesti on jätkuvalt sigade Aafrika katku levipiirkonnas. Kriitiline roll katku tõkestamisel on meie jahiseltsidel. Veterinaar- ja Toiduameti kontrollid külastavad sel aastal kõiki seltse. Mida see kõik tähendab ja milleks peab valmis olema? Oma kogemusest kõnelevad naiskütt Triin ja jahimees Enno. Veterinaarametnik kes külas. Nad pidid sel aastal igas seltsis ära käima. Bioohutus kontrollisid, et see taud ei leviks. Nad käisid selle pärast, et me saime positiivse proovi rabarest. Nojah, nad tulid kontrollima, kas me kõik õigesti teeme siin. Metsast levivast seakatkust jagu saamiseks on kõige olulisem vältida nakkuse edasist levikut. Seda saab teha ainult siis, kui kõik täidavad hoolikalt kehtestatud bioohutusnõudeid. Veterinaar- ja Toiduamet soovib sel aastal veenduda, et kõik Eesti jahimehed oleksid bioohutuse nõuete ja nende täitmisega kursis. Õnneks on meil nüüd see konteiner. Vireen tõi, enne pidime naabriseltsi kasti oma korjused viima. Ja lupus peame ka hoidma. Kogu aeg lupus. Peaselt võti ära kaos. Kah õige. Kõigepealt huvitav järelevalveametniku, mis on saanud katkudiagnoosiga mets ja rümbast ja sisikonnast. Katkudiagnoosiga mets ja korjus ja sisikond tuleb toimetada spetsiaalsesse konteinerisse. Kas on jahiseltsil ladustamiseks oma konteiner või kasutatakse lähikonnas asuvat mõne teise seltsi mahutit. Konteinerit tühjendab ja käitleb aktsiaselts Vireen. Ja siis mul kontrolliti auto puhtust veel. No sinu auto on nüüd küll kõige puhtam. On, ametnik ütles, et on. Ja siis ma rääkisin, kus ma see sea lasin ja kuidas. Esimest korda oli keegi huvitatud sinu jahijuttudest ja riik ka veel kus juures. Seejärel palub järelevalveametnik kirjeldada jahimehel täpselt, mis sai metsseast peale lasku. Kuidas transporditi metsiga küttimiskohast käitlemiskohta, kas jahimehel on metsia transportimiseks olemas lekkekindlad vannid, kiled ja kastid ning oskus käsitleda desobritsi. Vähemalt külm ruum on meil puhas. Ja desotatud. Enam pesurist ei piisa. Vanasti pritsiti noori õunakuid. Nüüd peab koerad kah üle desinfitseerima. Järelevalveametnik kontrollib kohta, kus metsiga lahati ning ruumi, kus hoiti metsiga kuni laborivastuste saabumiseni. Kas kasutatud pinnad on puhtad? Milliseid desinfektsioonivahendid kasutati ja missuguses kontsentratsioonis? Veterinaar- ja Toiduameti kontroll toimub selle nimel, et jahiseltsides oleks tagatud võimalikult kõrge bioohutuse tase. Et jahimees ise ei muutuks nakkus edasikandjaks ja ühiselt kasutatav jahiauto, jahimaja või lahanguruum nakkuskoldeks.